Tere tulemast tagasi vlogi. Eelmises videos ma plaanisin minna Esperantsi ja see video oleks siis pidanud sellest olema, aga kuna ootamatult sai suvest sügis ja ilm läks natuke jamaks, siis ma tühistasin selle. Mul on nädalavahetusel plaanis minna siia Perdi kandis matkama, nii et seda näeme hiljem, aga ma olen tulnud siia kohvikusse ja ma just alustasin uue raamatuga. Detsembrikuus ma lugesin ära The Simple Wildi, mis räägib siis siuksest, see on nagu romantiline lugu naisest, kes läheb esimest korda Alaskale oma võõrandunud siis isa juurde ja siis seal ta kohtub lennukipiloodiga ja siis see lugu sealt jätkub. Ja eelmine kuu ma lugesin ära siis ma Pabeli vist alustasin juba jaanuaris. See on siis fantaasiaraamat, mis räägib erinevatest tegelastest, kes on sündinud kusagil välisriigis ja siis need tuuakse Inglismaale ja neile õpetatakse erinevaid keele ja põhimõtteliselt kasutatakse neid lihtsalt ära, kuna nad on välismaalased. See oli nagu okei. Mulle meeldivad fantaasiaraamatud üldiselt, aga see raamat oli siuke veniv ja mulle tundus, et ta nagu rohkem pani rõhku sellele poliitilisele ja siuksele nagu linguistilisele poolele, et seal ei olnud seda fantaasia poolt nii palju. Ja siis ma lugesin Teadlik ajajuhtimine, siis see on Eesti kirjaniku oma Raimond Kaljulaid ja see oli siuke, ta on hariv raamat, aga ta oli nagu kuiv minu jaoks, et natuke igav oli seda lugeda. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd järgmiseks raamatuks ma pean ühe ilukirjanduse jälle vahele võtma. Ja järgmine raamat on mul selle Kindle peal, The Wedding People, ehk siis ma hakkan sellega pihta. Aga viimastel päevadel ongi kuidagi ootamatult saanud suvest sügis, et tõesti õhtud on jahedamad, mõned päevad on vihma meil tulnud ja kuidagi kõik on siuke rahulik ja ise ka tunned, et tahaks nagu lihtsalt toas olla, panna küünla põlema ja raamatut lugeda. Iga aasta, kui see ilm tuleb, siis ma tegelikult ei taha, et see läbi saaks, sest et sügis ja kevad on täpselt siuke mõnus aeg, kus ei ole nagu liiga palav, et õhk on siuke värske, samal ajal on nagu soe, et meie sügis on ikkagist niimoodi, et okei, öösel võib-olla mingi 14-13 kraadi, aga päeval ikkagist tõuseb kuni, ma ei tea, 26-ni. Ehk siis üpriski soe, mul on nagu kleit seljas ja siuke mõnus on ja samal ajal ei ole nagu liiga palav. Ma muidu tavaliselt joon musta kohvi või siis natukene panen kaerapiima juurde. Aga kuna ma kodus on alati nii hea kohvi, siis kui ma väljas käin, siis ma üritan proovida mingeid uusi asju. Ja mul on seekord siis mingi matcha, siin on siuke velvet cream peal ja mango püree vist on all. Proovime. See on täiega hea. See ei ole üldse liiga magus. Vahest nad teevad nagu, ma olen proovinud seda strawberry maasikapüreega siis matchat ja siis nad panevad siin hästi palju suhkrut. Aga see on siuke mõnus. Nüüd ma alustan oma uue raamatuga ja räägime pärast hiljem. Take 3. Me lähme Skarpsi marketile. Me oleme seal varem ka käinud, ma olen kindlasti vloginud ka. Aga see on siis nagu toidulaat mere ääres, toimub iga neljapäev ja seal on erinevad toiduputkad ja saab igasuguseid toite proovida. Nii et lähme. Seal on üldiselt suht tuuline, nii et ma ei hakka seal vlogima nagu mikrofoniga, aga ma lihtsalt näitan teile, mis me seal sööme.
me lähme homme matkama ja kuna me kodus ei söö, sest me tahame suht varakult välja sõita, siis ma hakkan meile vrappe tegema ja ma panen munaputru sükeste vrappide sisse, panen sinna mingit kastet, juustu, peekonit ja siis on neid lihtne ja hea kaasa võtta ja saame siis seal matkates süüa. Me sööme nii palju mune nädalas, et mul on siuke tunne, et varsti peab kanad võtma reaalselt. Meil läheb 1 karp kindlasti. Oleneb, kas Karl sööb kodus või mitte. Praegu Karl on kogu aeg töö juures söönud, siis ta teeb seda ahjuomletti omale kaasa. Oleks enda maja, siis ma oleks isegi nõus vist kanad võtma. Kanad oleks suht fun nagu. Nad vist ei ole väga keerulised ka, et pidada kusagil väikses majakeses. Aga ma sirgendasin oma juuksed ära. Mul on juuksed täpselt siukses pikkuses, siis nad ei lähe enam päris lokki. Ja kui ma ära sirgendan, siis jääb nagu natuke siuke kolmnurkne soeng, sest nad ei ole piisavalt pikad, et nagu täiesti nagu sirgeks vajuda. Kuna mul on suht paksud juuksed, siis nad hoiavad kuidagi naljakalt. Aga ma ei tea, eelmine kord, kui ma lühikeseks lõikasin, siis ma mõtlesin, et kindlasti hakkan nüüd juuksuris kogu aeg käima ja nagu kärpimas, et jääksid sama pikaks. Aga kuidagi nad nüüd kasvasid välja ja nüüd mul on jälle siuke tunne, et samas oleks nagu tore, kui mul oleks ikkagi pikad juuksed. Nii et ma ei tea, ma ei suuda kunagi otsustada. Mul on alati juustega see dilemma, et ma ei tea, mis nendega teha ja mul vist siuke tunne, et praegu ma veel kasvatan neid. Tere hommikust, me oleme jõudnud siia matkama, sõitsime kuskil 50 minutit äkki ja arvestades, millised need kütuse hinnad on, siis mul on ausalt öeldes hea meel, et ma Esperantsi ikkagist ei läinud, sest et kütus on päris kallis praegu kõige selle jama pärast. Aga jah, me oleme jõudnud siia kohale, kell on mingi 7:30 ja täiesti pilves ilm on, kuigi äpist näitas, et pidi selge olema hommikul. Isegi siuke tunne nagu vihm hakkaks tulema, nii et eks me näe, kuidas see läheb. Ma ei saanud õigesti järgi, ma sain vastu näppe selle asjaga. Ongi nädalavahetus läbi saanud. See matkamine oli nii tore. See tee hakkas siis tamme juurest. See tamm oli nagu see jõgi või järv oli hästi suur, aga tundus, et vesi oli suht madal, arvestades, kui kõrge see tamm oli sinna ehitatud. Aga see rada siis hakkas seal tamme juurest,
Noh, tegelikult see on üks osa sellest 1000-kilomeetrisest rajast, mis meil siin Perdis on. See on hästi pikk siuke matkarada, sa teedki seda mingi mitu päeva, ööbid seal kusagile, seal on tehtud siuksed spetsiaalsed mingid vahepunktid, aga see oli siis üks jupp sellest rajast ja seal põhimõtteliselt ei olnud väga üldse kedagi teist, et paar üksikut pikamaa jooksjat oli seal ja ühe kuti käest küsisime ka, et palju ta jookseb ja vist ta jooksis 30 kilomeetrit, aga ilm oli mega hea, kuna oli siuke pilves ilm, ehk siis sul ei hakanud seal palav, isegi kui sa sealt mäest üles kõndisid. Nii et jah, see oli mega mõnus olla lihtsalt looduses, see oli nii siuke rahulik ja vaikne. Ja siis pärast seda me käisime, seal oli väike siuke pubi või kohvik, no ta oli ikka pubi ikka. Ja sealt pubist siis võtsime banaanileiba ja kohvi ja mahla ja istusime natukene niisama, nautisime. Ja täna ongi meil siis kätte jõudnud esmaspäev. Mul on päris palju asju vaja jälle teha arvatis, et mul on üks siuke videoprojekt, natuke suurem ja Karl on mind mega palju aidanud selle filmimisega, et mul on tihti niimoodi, et ma tahan nagu mingi kindlalt kaadreid, aga ma tahaks nagu ise ka sinna peale jääda ja siis mul on vaja kedagi teist, kes mind filmiks ja siis samal ajal need võib-olla seadmed või kuidas ma seda tahan teha on hästi keeruline ja siis ma pean kõike seda seletama, nii et Karl on nagu tublisti vastu pidanud ja aidanud mul seda teha. Ja seda videot on mul vaja nüüd natukene töödelda. See veel päris valmis ei ole, mul on mitmeid klippe veel sinna juurde vaja. Aga ma vaikselt niimoodi selle kallal kogu aeg töötan. Ja mul on vaja 2 kliendile teha siuke nagu proposal ka nende siis ettevõtte sisu loomeks. Et mul on vaja see valmis teha. Siis on hästi lihtne, nagu vahest on, mul on mingid ideed, aga tavalisel inimesel on neid natuke raske seletada, siis kui mul on nagu failis välja toodud kindlad näited, seletatud kõik asjad ära, siis on nagu lihtsam inimestele esitada seda, et näed, see on see mõte. Ühesõnaga, need asjad on mul vaja ära teha ja Instagrami on vaja üks postitus juurde teha täna. Ühesõnaga, siuke tegus päev, aga kõigepealt ma tahan minna õue ja ma tahan minna jõusaali. Mul on siuke nahk, et kui ma ei ole väga palju päikest saanud ja ma arvan, et ka sellepärast, et mul on raud jälle madal, mul tulevad siuksed sinised laigud silma alla, nii et ma tahan veits päikse käes kõndida, kõnnime jõusaali, teeme ühe korraliku trenni ja siis hakkame tegutsema. See on see plaan täna. Me oleme teel Bunbury'sse, kuna meil oli viisa jaoks vaja teha medicali ja meile anti siis 28 päeva, et see ära teha ja siis see on siuke nagu ülekeha kontroll, sulle tehakse kopsupilt, võetakse verd, kontrollitakse, et sul oleks mingid, ma ei tea, nakkushaigusi, igasugused asju, et sul oleks nagu tervis täiesti korras. Ja loomulikult seda ei saa teha tavalise perearsti juures, et ainult nende siis kindlalt välja valitud kohtades ja kõik kohad siis Perdi juures olid välja bookitud. Ja kuna meil on ainult 28 päeva aega, siis me saimegi esimese vaba aja siia Bunbury'sse, mis on 2 tundi Perdist. See protseduur ise võtab aega mingi
ma ei tea, 3 tundi ja seal oli kirjas, et see kopsupilt võib-olla on üldse nagu eraldi veel kohal. Nagu Eesti ei ole tuberkuloosi ohuga, aga meil oli see dokumentides kirjas. Aga noh, tõenäosus on, et nad teevad selle saatekirja ja siis me peame veel eraldi kohta minema, et seda kopsupilti teha. Et suht nagu siuke tüütu asi, Karl pidi nagu töölt vabaks võtma selle jaoks ja pikk sõit sinna ja tagasi. Kokku põhimõtteliselt terve see trip võtab siis peaaegu 7 tundi aega, kui neil seal 3 tundi koha peal läheb. Et siuke korralik ettevõtmine, aga ära on vaja see asi teha. Et me olemegi just, hakkame Bunbury'sse kohale jõudsime veits varem kohale, aga tagasi tulles võib ummikud olla, ma loodan, et ei ole. Täna on suht soe ilm, suvi on kusagilt tagasi tulnud, vahepeal näitas 37 kraadi, nii et jah, sügisest pole aisugi enam. Tere hommikust! Me käisime eile seal tervisekontrollis ära, me saime kõik tehtud, andsime verd, tegime kopsupildi ja see üldine kehakontroll oli minu jaoks lihtne, ma ei tea, minu arust Karlil oli sama, et nad lihtsalt küsisid küsimusi, et kas sul on mingid ravimeid, mida sa kogu aeg võtad ja kas sul on allergiaid ja nii edasi ja kõik tehtud ja kusjuures ei läinud väga kaua aega. Aga õhtul meil oli veits tegemist kodus, nii et ma ei vloginud. Ja täna hommikul ma hakkasin tegema katlakivi puhastust masinale. Ma olen seda mega ammu edasi lükanud sellepärast, et sellel kohvimasinal on siuke asi, et kui sa sinna katlakivi programmi lähed, siis sealt ei saa enam välja tulla. Ehk siis ma tegin selle ühe korra juba ära, see oli 30 minutit, ma istusin siin, mul on see tool, on ja istusin, ootasin, tegin seal kõik etapid läbi ja siis mul oli vaja filter ka välja vahetada ja ma kogemata vajutasin nagu mingit valet nuppu, niimoodi, et ta läks uuesti sinna katlakivi puhastusprogrammi ja ma olen selles olukorras varem juba olnud. Ja see on nii tüütu, sest et sa ei saa välja sealt tulla. Ma olen igalt poolt guugeldanud. Täna ka ma üritasin pistikust ta välja, ootasin mingi mitu minutit, et äkki ta teeb siukse restardi ja talle jääb see kuidagi ikkagist mällu, nii et ma nüüd jälle istun siin. Ja sellepärast ma seda lükkangi kogu aeg edasi, sest mul on see varem ka juhtunud ja ma tean, et see on võimalik ja ma ei tea, miks nagu ma lihtsalt nagu oleks pidanud ühte teist nuppu all hoidma, aga ma ei tea, sõnaga. Nüüd on siis niimoodi, ma siin ootan. Mul on üks trikk ka selle katlakivi eemaldusega. Põhimõtteliselt, kui sa teed selle kohvimasinal katlakivi eemaldust, siis see vahend jääb sinna veekanistrisse ja ta ei saa sealt seda lõppu kätte. Ehk siis see lõpp nagu põhimõtteliselt on raisus ja ma võtsin selle katlakivi keemia siis sealt lõpust, sellest veekanistrist, panin keedukannu sisse ja panin sinna vett juurde ka nagu, et lahjendada seda igaks juhuks. Ja siis lasin selle vee, mitte päris keemia sealt keedukannus, aga lihtsalt natuke kuumemaks. Ja siis valasin selle vee välja ja saate aru, see teekann oli lihtsalt täiesti nagu uus seest. Nii et väike trikk ka teile. Ma räägin teile, kuidas mu siis harjumuste trackimine on läinud, et trennis olen käinud ilusti. Kõndimas olen käinud kõik päevad välja arvatud eile minu arust. Mul ei saanud sammud täis, eile mul oli 9000. Raamatut olen ilusti lugenud kõik päevad ja to-do list. Täna tegin ka to-do listi. Mul ongi nüüd siukene asi, et ma lihtsalt hommikul, kui ma joon kohvi ja ma söön, siis enne kui ma hakkan mingeid muid asju tegema, ma teen selle to-do listi, sest hommikul on pea värske ja täna ma tegin ära, mul on siin 14 asja. Ja see ei ole realistlik, aga enda peas ma arvan, et ma teen kõik need 14 asja ära. Aga ma ei tea, vaatab. Ühesõnaga, mul on nagu läinud suht hästi nende harjumuste trackimisega. Võib-olla kõige raskem on olnud päevikusse kirjutada igapäevaselt. Et selle jaoks mina isiklikult, ma olen siuke loominguline inimene, aga ikkagist ma pean olema mingis kindlas siukses nagu seisus, et teha selliseid asju. Filminud ma olen ilusti põhimõtteliselt iga päev. Jah.
iga päev olen filminud. Kas siis vlogi või siis seda teist projekti, mis ma praegu teen, või siis Instagrami, ehk siis ma olen kogu aeg midagi vaikselt teinud. Aga kirjutamine on võib-olla jah siuke asi, et nagu veits raske, aga see on ülihea su ajule ja mõtlemisele ja ma peaksin tegelikult seda nagu ikkagist tegema, nii et tasapisi. Ma ikkagist üritan teha, täna kindlasti kirjutan ja jah, homme ma jätkan juba järgmise videoga, nii et tõmban siit otsad kokku. Järgmine nädal ma lähen botoxit tegema. Ma ei ole siin varem sellest rääkinud, aga ma käin iga aasta tegemas, tavaliselt siis, kui mul on sünnipäev. See on lihtsalt minu isiklik asi, mida ma tahan teha ja ma olen nüüd natuke juba sünnipäevast edasi läinud, et mul oli sünnipäev nüüd 9. veebruar ja täna on juba 19. märts, nii et ma mõtlesin, et ma võtan teid kaasa, oleneb, kuidas mul seal filmides on. Nädal näeme ja aitäh, et sa vaatasid. Kindlasti jäta mulle kommentaaridesse, kui sa soovid midagi kindlat näha või soovid, et ma näitaks midagi. Kui mul järgmine nädal mingid filmimised, siis ma võtan teid kaasa, nii et jah, näeme siis. Tšau!